on käsil täna siin rahulik laupäeva hommik. Rahulik selle tõttu, et tüdrukud on jälle minu ema ja isa juures, vanaema ja vanaisa juures. Ja miks nad on seal? Jälle. Sest mina tähistan täna oma väga kalli sõbrannaga tüdrukute õhtut. Mu sõbranna hakkab abielluma mais, kusjuures saab meil ka 3 aastat täis meie pulmapäevast. Vahest ma mõtlen, et nii kahju, et ma neid vloge ei teinud juba siis, kui ma rase olin, kui me abiellusime. See oleks nii lahe aeg, mida meenutada siin vlogide kaudu. Aga ühesõnaga, meil on täna siin praegu väga rahulik, väga rahulik. Aga kohe hakkavad külalised saabuma ja me alustame selle tüdrukute õhtuga siin meie juures. Selle jaoks olen ma teinud natuke ettevalmistusi. Siin on mimosa baar, kus on muidugi veel puudu joogid. Aga need tulevad siia kohe. Siin on meil natukene süüa. Siin on meil natukene magusat süüa. Nii et jah, ma olen valmis, ma nüüd ootan esimesi pidulisi. Ja siis on mul väga tähtis roll minna pruudile järgi. Aga päris kahju on seda tühja tuba vaadata. Mul on hästi suured süümepiinad selles suhtes, et ma tüdrukud nädalavahetuseks ära saatan. Sest ma näen neid viimasel ajal nii vähe. Üritan ennast nüüd parandada ja ei planeeri nädalavahetustele nii palju tegevusi, et tüdrukud saaks rohkem kodus olla. Mul on veel natukene toimetamist köögis ja ma kuulsin siin issi käest, et nad olid vahepeal filminud ka midagi huvitavat, aga ma veel ei tea, mis see on siin kaamera sees. Aga igastahes sa vaata nii kaua, mida issi tüdrukutega sellel nädalal tegi. Ma kuulsin, et nendel olid päris magusad tegevused. Siis kui tuju heas meil laulata. Tere kõigile! Sofi, mis sa seal kaugel teed? No tuli ütle ka tere. Häbened või? Ei taha öelda lihtsalt või? Ütle sina siis, Emmi, tere. Tere! Tea! Mis me teeme täna? Tüdrukud, mis me teeme? Šokolaadi. Ütle kaamerasse, mis me teeme. Kuule, kus sa lähed? Šokolaadi. Jaa, me hakkame šokolaadi komme tegema. Sofi ärkas hommikul ülesse ja hakkas kohe rääkima mingi šokolaadi, tahab šokolaadi teha ja šokolaadi teha. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et me ju pole kunagi šokolaadi teinud. Jah, Emmi on natukene köhane ja nohune. Ja siis tekkiski mõte, Emmi kuule, tekkiski mõte, et teeme natukene šokolaadi komme, aga teeme teistmoodi šokolaadi komme. Võtame kama šokolaadi, kama tahvel ja kuna uus varika kama tahvel on ka poodris müügil, siis võtsime selle ka ja nüüd me paneme sinna sisse kõik sugu asju, marmelaadi ja asju. Kõik, millest Sofi ja Emmi rääkisid, mis nad sinna sisse panna tahaksid. Emmi tahab. Emmi tahab, mis Emmi tahab? Ära võta sealt kinni, saab katki. Näe, võta enda kätte, Emmi, filmi korra ennast. Räägi juttu siia. Ei, ära seda keera sel ajal, kui sa filmid. Kuule. Täna hakkame veel tegema komme. Mis kujuga kommid on? Südme. Ajab luksuma kohe. Kuulge, te emme koos kõik. 1, 2, 3. Emmi ka. 1, 2, 3 ja Pau! Väga hea. Emmi teeb ka. Siia. Šokolaadikommide valmistamiseks valmis. Ei piisanud ühest šokolaadist, vaid teeme siis 3 sorti šokolaadi juba. Ja siia südamekeste sisse tuleb. Tüdrukud on siin kärmelt hakkasid tükeldama, neid marmelaadi tükke palju küll siia kausi sisse. Emmi võttis jälle uus. Ja pisikesed tükid paneme kausi sisse ja siis vaatame need kuivatatud asjade koha pealt ka. Aita veel, siia ka. Pigista. Ja nüüd siia poole. Lakute kõik ennasti ära, jah? Lakute, jah? Näe, kukub. Issile ka vits, jah?
väga hea. minu on see. Nüüd hakkame siia sisse panema neid asju. Paneme marmelaadi ja paneme kõik Emmi! Oot! Ei! Siis kui on tüdrukud eemale tõrjutud, siin on need näpuaugud on sees, Emmi ei suutnud olla kuidagi. Tüdrukud eemale tõrjutud, šokolaadid silutud, siis need lähevad kuhu kohta? Kuhu šokolaad? Ei lähe ahju. Kuhu ta läheb? Et šokolaad läheks kõvaks. Külmkappi. Külmkappi, õige. Paneme külmkappi. Ja pane veel siia poole ka. Emmiga veel. Kommid saime tehtud. Mismoodi tundub, Sofi? Hästi. Kõiki päris kätte ei anna kohe. Emmi kaasi. Emmil on ka siin kommid või? Emmi on Kujutate ette nüüd situatsiooni, kus šokolaadikommid on valmis. Oli kokkulepe, et õhtul siis, kui emme tuleb koju, siis nagu emme ei tea, et me neid teeme, et siis noh, üllatus nii-öelda. Et emme saab ka süüa midagi magusat enne. Siis lõunauinak. Ennem lõunauinakut, no et sööme ühe sööme ikka, vaata. Ütlesid, no okei, ühe saate, selge. Lõunauinak. Korraks oli rahu ja vaikus kuskil pool tundi ja siis juba ongi reas ukse taga, juba tulevad välja. Ja miks ei maga? Me tahame kommi saada. Tere! Tere! Kas ma võin üles tulla? Jaa, palun. Mis tunne on? Noh, selline elevil. Aga mitte midagi ei tea. Meie pruut ei tea mitte midagi, mis saama hakkab. Aga nii põnev on. Tere! Sa saad? Ma ei tea, ma tunnen siiamaani, et ma olen eesena. Ma juhin 29 ei saa nõu. Sordil oli eelmisest talvil seljas. Sinakas pluus, hallkampsik või valge särk. Aga tal oli ka hallkampsikuga, tal oli valge särk ja sinimustvalge lips. Smardil oli üks talvil olema meester hakkab ühte läbi silma. Julge! Leia Mardi nimeline mees ja teed omaga pilte. Päriselt? Ei, kõik uksed läbi süüa. Aga mul on rõhtu aeg. Ja. Oota, ma helistan, kus kohas Mart? Et siis on väga pilte. Okei, selge. Sealt ta tuleb. Tšau! Oli tore! Tere! Saad edasi? Järgmine peatus.
tere hommikust, meil on tüdrukute õhtu edukalt peetud ja see oli tore, see oli super tore. Aga nüüd märkasime täna Alleriga, märkasime täna Alleriga kell 6 hommikul, sest et Sofial hakkab sünnipäevapidu kell 10 ja me pidime söögid tegema ja joogid ja värgid-särgid. Aga me saime need tehtud ja pooled on juba autos, aga nüüd meil on natuke kiire. Peame minema hakkama ja Sofi tuleb vanema ja vanaisaga jõuab ka kohe kohale. Siin on ühed asjad, millega me oleme tegelenud täna hommikul. Okei. Lähme! Let's go! Tere hommikust! Tere hommikust! Autos on nii palju sööki. Siin on sööki. Seal all on sööki. Igal pool on sööki. Üleval ja all ja peal ja ebamugavustunded ja puhitus. Taustaks päris hea. Nii, tere! Sõidame siis kiiruga nüüd Sofi sünnipäevale. Nagu neile juba eelnevalt mainis, siis Emmi ja Sofi tulevad Raplast vanema ja vanaisaga koos. Ja ongi müstiliselt 4 aastat möödunud. Kuhu see aeg on läinud? Kuhu see aeg on läinud? Sofi sünnalt tagasi jõudnud. Kodus käivad jälle lastefilmid, lapsed on kodus, kõik on nii nagu olema peab ja nii hea on olla. Aga me tulime sünnipäevalt tagasi, siis lapsed jäid kohe magama, mina jäin kohe magama, issi läks tööle. Nii et me oleme nüüd 3 ja me hakkame kingitusi avama. Muideks, meil läks sünnipäev nii hästi. Sofi, kas sulle meeldis sünnipäev? Kas sulle meeldis sünnipäev? Jaa. Mis sulle kõige rohkem meeldis? Õhupallimeister. Õhupallimeister, jah? Jaa. Üldse ei kartnud teda ju. Ei kartnud, jah, see oli tubli. Ja ta sünnipäev toimus sellises kohas nagu meie mängumaa, kus me polnud varem käinud, aga juhuslikult leidsime netist ja see oli väga lahe koht. Väga mõnus ja puhas mängumaa. Aga nüüd on kingituste aeg. Tere hommikust, Emmi! Tere hommikust, Emmi! Nunnukene. Emmi, kas sina tahad ka Sofi kingitusi vaadata või? Jaa. Sofi, kui väga sa oma kingitusi vaadata tahad? Nii väga. Kui väga? Mis sa arvad, mis sa saad kingituseks? Äkki sa on Elsa? Elsa? Ma ei tea. Mis sa arvad, mis sa veel saad? Kuuküsüma. Kuuküsüma? Jaa. Jaa, võib-olla. Pusle. Pusle? Ja Barbi äkki ja nukuaja. Vau. Ma ei tea, kus need soovid kõik siis olid, kui mina küsisin tema käest, mis ta tahab sünnipäevaks saada. Emme toob teile kingitused siia vaatamiseks, okei? Jaa. No nii, kingitused on meil siin. Võtame esimesed. Ja tahan seda posti. Kallis Sofia.
ta sünnipäeval ja mind kopsud. Ei tea. Aga mis number siin peal on? 4. Õige, miks see number 4 on? Seda ma saan 4-aastaseks. Küpli. Jaa, ma korraks sõitun emmid vahepeal. Sofi, sul on esimesed kontsakingad või? Jaa. Lõvi kutsikas. Jaa, lõvi kutsikas. No, me vist oleme lõpetanud kingituste avamisega, jah? Ja väga lahedad kingitused olid, aitäh kõikidele, kes käisid ja kes juhuslikult ka siin vaatavad, eks. Aga meil on siuke probleem nüüd, et mis meie kotsust on järgi jäänud. Ai. Ja tüdrukud söövad kartulisalatit viineriga. Ja täitsa huvitav on see, et üks kaart oli väike ja oli ümbrikus. Ja see Sofile nüüd nii väga meeldib. On ju? Ta sai igasugu toredaid kingitusi ja lahedaid asju, aga käib selle ühe väikse ümbrikuga nüüd ringi. Mõne päeva pärast on Sofia õige sünnipäevapäev ja mulle tundub, et me saame siis ümbriku kinkimisega hakkama. Raudselt kui kingiks täpselt samasuguse väikse, aga roosa, see oleks veel lahedam. Aga mis see? Sina ütles, meil pole. Oh my god, nüüd Sofi on mu peale pahane, et me ei ole varem pannud kaarte ümbriku sisse. Paar tundi hiljem ja mulle tundub, et meil on kõik nädalavahetuse tekitatud kola ära koristatud, no peaaegu vähemalt. Printsess tuleb sealt. Tere, printsess! Kas sa oskad kõndida nende kontsakingadega? Oled väike printsess või? Immi, oled printsess või? Mis ma annan? Vaata. Seda ei saa väga hästi kätte, jah. Aga ma mõtlen, et kui ma siin praegu koristan, siis meil jäi üks kook üle sünnipäevast. Ja ma mõtlesin, et ma jätan siia Sofile väikse mälestuse sellest, millist kooki ta soovis endale 4. sünnipäevaks. Okei, see ei näe enam nii hea välja, kui ta ennem nägi, ausalt. Aga selline oli Sofia soov. See on pardimamma šokolaadikook, mida me siin vlogides oleme vist juba 70 korda teinud. Panime vahukord peale ja oligi valma. See oli Sofia soov. Sofia ei soovinud ei soovinud torti oma sünnipäevaks. Vaata. Vaatagi, seal on. Kisin. Mis meile taga on mul? See. Paljon. Mulla on see mõttem. Emmi lemmikasi oli ka see ümbrikuga kaart vist. Miks see ümbrikuga kaart nii lahe on? Aga miks? Sellepärast ümbrik on kaas. Emmi, nüüd sa teed küll selle katki. No nii, meil on aeg magama minna, jah? Vaadake, kui armsad nad on.
see on minu katsu. anna ma alustan. ma ei pane sulle seda tekki peale. ei pane.